on lapsed head ja vana tark, kes mind ei usu, see on vana part ja part. Näljased pardid kaupluste uste ees on üsna tavaline vaatepilt. Inimesed ei pööra nendele suuremat tähelepanu, aga nii mõnedki seisavad hea selle eest, et ka näljastel sulelistel oleks midagi noka vahele pista. Tallinnas võib parte kohata mitmel pool. Parajalt suur partiarmee on ka ühe Lasnamäe kaupluse esise edukalt hõivanud. Linde on siinkandis ikka läbi aasta toidetud ja nii ei maksagi imestada, et nad siit jalga lasta ei taha. Что это безобразие. Одно дело, что люди жалеют, их нужно кормить, но только не у магазина, у дома. Это гадость все носится нам в подъезде, в квартиры. Ilusad kenad loomakesed, linnukesed õigemini, mida ikka arvata. Ma arvan, et kui nad juba siin on, ikka peaks toitma. Mis teha? Muidugi külm aeg ja... Сейчас вот, когда сильный мороз, я считаю, что можно как бы их подкармливать. Но пока было довольно тепло, в принципе, если их не кормить, они бы начали к морю как бы отлетать и что-то сами себе добывали. А ну так они сколько ленятся и все. Lasnamäe linnaosa valitsus on teadlik sellest probleemist. No inimesed annavad erinevaid signaale, osad, kes on seda meelt, et linde tuleks toita, et nad on üks linnaruumi osa ja me peaksime nendega tegelema. Ja teised inimesed on jälle ääretult vastu, et nad tuleksid kõrvaldada. Päike on teab kus, kuid mitte taevas. Lindudest jääb vaid tuvi. Mida aga siis Lasnamäe valitsejad asjast arvavad? Kas läheb suuremaks pardijahiks või pannakse rohekuupsed munitsipaalpolitseinikud lindude toitjaid trahvima? Täna hommikul ma lugesin Delfist Heiki Valleri artiklit ja ma nõustun täiesti tema seisukohtadega, et kuna tegemist on inimprobleemi tekitatud tagajärjega, siis me ei saa praegu jätta linde söötmata. Et praegusel külmal ajal loomulikult tuleb neid sööta, aga selle probleemi juurde tuleks kindlasti tagasi tulla kevadel ja juba siis koos Loomakaitse Liiduga panna üles teavitavad materjalid ja tuua see probleem rohkem inimesteni ja teavitada neid mitte suvekuudel toita ja lasta nendel lindudel lihtsalt harjuda sellega, et nad ei saa toitu ja nad ei hakkagi kogunema siia. Inimesi peab tõesti harima ja pole kahtlustki, et linnaosavanem Kalle Klandorf ka selle suvise linnukampaania läbi viib. Samas võiks ta lasta aga ka koeraomanike tarbeks ühe hoopis teistsuguse kampaania korraldada. Hädasti oleks vaja. Näiteks see Lasnamäe härra pole vist elu sees kuulnudki, et oma penijunnid tuleb ikka ise üles korjata. Ja ega enam see looma jalaga tagumine ka aita. Hädal tahab see koerake ju ikka käia.